tšau, on jaanipäev ja 23. juuni. Ja ega midagi, siit autos saavad ju ikka alguse kalavideod. Nii kui see kombeks on juba saanud. Ei ole ka täna mingi erand. Taaskord siis kalale sõit. Et see aasta hakkas mu hooaeg suhteliselt hilja, kuna peale meremessi oli palju kliente, palju huvilisi nii elektroonikale kui siis elektroonika paigaldusele ja oma paat jäi kuidagi viimasele minutile. Et kevade poole paigaldasin siin klientide paatidesse elektroonikat ja ehitasin neid nii-öelda ja kuidagi üldse tööl oli ka kiire. Et mahfishing.com on järjest populaarsem, ma näen, ja tellimusi tuleb, nii et sinna läheb ka aeg, aga see on ainult positiivne. Ühesõnaga, nüüd on igatahes aeg sealmaal, et lõpuks ma olen oma paadi, ma ei saa öelda, et valmis saanud, aga nipet-näpet on veel teha, aga suurem osa on valmis ja saab juba käia. Ja nüüd siis hakkame hooajaga pihta, et täna esimene püük live-anduriga, lähme otsime koha. Humminbird Megalive 2 on lõpuks paadis ja vaatame, äkki tšigitab niisama ka, et vaatame, võiks mingi väikse lõigu teha niimoodi ka, et läheks otsiks sidescanniga mingisugust struktuuri ja värki ja prooviks tšigitada ka. No vaatame, kui Megalive'iga ikka väga põnev on, siis ei jõua, aga kui näiteks ongi siuke vähe vaiksem hetk ka või midagi, ma ei tea, peal lõunat viskab tuule võib-olla liiga üles, siis on paras võib-olla minna natukene tšigitada ka. Aga okei, no ma ei tea, vaatame, mis see päev toob ja eks siis näha ole, mis siin saama hakkab. No nii, jõudsin esimesse püügi kohta. Siin ma juba nägin ühte ilusat kala. See 2 tükki, üks on väga suur, see on väga ilus suur koha. Ühesõnaga, olen õiges kohas, panen ridvad asjad valmis, näitan teile siis paati ka, et see on natukene veel pooleli, aga kui näha pole luuginuppe. Aga vaatame, kuidas see selliseks sai. Noh, täitsa äge pill, eks? Aga selleks, et see sükseks sai, oli väga kõvasti vaeva näha. Siin selle hetkel on see asi veel poolik. Natuke seletan, näitan, mis oli enne. Praegu veel saab näidata. Ehk siis see plate siin on juurde ehitus. Ennem läks piir sealt, kus see vaip on ja oli üks panipaik, teine panipaik ja kõik. Siin oli üks tool, teine tool, 3. tool ja 4. tool ja kõik need toolid olid eraldi postide otsas. Nüüd tulevad siia siuksed sisseklapitavad istmed, mida te juba nägite. Ja siia keskele veel üks lisapanipaik. Nii, mis oli enne siin? Siin oli enne samamoodi suur plate ja siin ei olnud midagi. Ja siin oli niimoodi, et üks luuk ja teine luuk. Ja siis oli siin üks tugi, mis toetas seda platet. Nüüd, kuna Ultrax Questil on pedaal nii kõrge, tahtsin selle põranda sisse uputada ja see tähendas seda, et tuli teha niipidi luuk ja palju suurem luuk ja enam ei ole tuge, aga vineer on ise kõvasti paksem ja tugevam. Sellega läks muidugi paat raskemaks ka. Oot siit siis
torud, mille sees kaabel jookseb. Kaablid. Panin 2 tükki kohe. Ja nii ongi. Mis veel? Enne olid tavalised istmed, nüüd on siis amortisaatoriga istmed. LED-valgustus. LED-valgustus, igas laekas on sellised. Ma ei hakka praegu tööle panema, õues on valge. Ja siis on, mis on väga mõnus lahendus, on Victron Energy laadijad 24-voolisele akule, 12-voolisele akule. Ja seal nurgas on Victron Energy laadimispistik, eks nüüd ma panen kaabli sinna plõkspistikusse ja akud laevad, targad laadijad laevad akud täis. Ja vöörika kaitse. Vot, ehk siis kõvasti praktilisem lahendus, kui enne oli. Ja nagu te näete, siis siin ma alles panen vaipa uut. Päris suur töö. Aga vot, ma arvan, et päris äge paet sai. Et see oli seda väärt. Panen varustuse valmis. Näe, päästevest oli ka kaasas, aga selga ei pandki, see oli täitsa tolane. Peaks meeles. Kahve võtsin jälle kaasa kõige suurema, sest et olen üksi ja kunagi ei tea, mis sul otsa tuleb. Mõni iso kala, siis peab olema suur. Nii, ma tahaks näidata mõnda huvitavat asja. Relax Bass 5 tolli on nüüd sellistes blisterpakendites ja see konkreetne on käsitöö nii-öelda. Siin on, need on Eestis ise koha peal värvitud, nii-öelda käsitsi värvitud need landid üle, et väga äge. Et see on eestimaine toodang, see on küll Relax, ehk siis nii-öelda USA kumm, aga lihv on nii-öelda viimane lihv, special color on selle antud Eestis. See saab täna püügiaega 100 prossa. Kickman 12 senti, esimene valik. See on mu lemmik. Ma vaatan, ma võtan lante nii palju, et ei teagi, kus kaardis on. Ma näitan mõned head toonid, mis on kindlasti killerid ja proovin seda kurli ka, ma arvan. Aga näe, siin on juba ilusti 5 grammi jigipea konksuga rakendatud ja Sparkle Shad 12 tolli ongi esimene valik, ma arvan. Ma arvan, et 5 grammi on äkki päris hea ka. Proovime. Ja loomulikult Tough Vader ja teised toonid, et kuidas siis vaatame, mis ta täna tahab. Live püügiks multirull 13 tolli, 13 fishing SLD2, aga mõistliku hinnaga rull. Nagu ma oma Facebooki Reelsis juba näitasin ka, siis on ta igatepidi väga mõnus. Et see on mu laivi nii-öelda toksis, kui ma püüan väiksemate kummidega. Kui mul on suured kummid, 20 senti ja nii edasi, siis on mul märksa tummisem ritm. Et kõik selle varustuse leiab mahtfishing.comist ja oma teadmisi võin vabalt ka teiega jagada. Et kui sa jääd hätta, võta ühendust ja paneme sulle komplekti kokku. Nii lihtne see ongi. Ei tasu nii-öelda jama kokku osta. Tuleb kohe õigeid asju osta. Ja selleks ärge kartke, nõu küsida. Võt nii. Let's go. Let's hunt some big ones. Siukse talismaniga ümber käe. Vaatame, kas toob õnne. Selline äge käepael PKK oma ahven, haug, koha. Kumba käe ümber peab panema. Paneme parema käe ümber, paremaga tulevad ikkagi viskad. Nüüd üks 15 meetrit. On ilus kala.
natukene lühikeseks jäi viseresk. Ta ei ole mingi koll, aga ilus kohas, ära pilus hästi, proovime uuesti. 15 ja vähem natukene, nii aga ilusti näha, kus lant tuleb sealt. 5 grammi sigi tuleb järgi. Võttis ära. Nii lihtne see ongi või? Noh, sõber Reigo. Toon sulle jaanipäevaks ühe koha. Noh, ma ei tea. Äge ju. Niimoodi kohe tahtsid, jah? No, ja nii kurgus kohe, jah? No, lahe. Anna siia nüüd siis. No, ilus. Täpselt paras söögikala. Õõriste peit. Täiesti suus. Lahe. No, tuled või? Tuleb. Võttis ära. Veidikene parem kui eelmine, aga ikka väike. No selles mõttes paras. Paras söögikala niimoodi. Tuleb küll selle Kickmanni peale. Väga ilusti. Noh, aga lant kus on? Rapsisid selle landi ära või? Konksu küljest. Vana raibe. Aha, lant on ikka alles. Õnneks Marfishingu poodi tuleb kohe siuke Spetsiom liim, millega saab kummilante niimoodi liimida, et ta jääb pehme. Paras siuke. Kuna luukide nupud tellisin valed, siis nüüd on huvitav viis avada neid. Väga lahe, 12 tolli, 12 tolli, 5 tolli, 12 senti, Sparkle Shad Kickman. Ilus lant. Palju ilusam kui reaalselt selle pildi peal netis. Kohadel meeldib. Kubedam poiss juba. Ise ujus kahva. Sind ma toiduks ei võta, sa oled natukene liiga suur. Aga sa oled ilus kala. Kaanid peal ja mis asju sa ajad seal mõnes. Kickman Sparkle Shad. Ilus, ma isegi ei tea, mis see kala pikkus on. Nüüd lint jäi maha praegu.
kui äge see on. Ebareaalne. Ilusam kalaväe jälle. Ei ole ka. Söögikala. Pigem just. Jumal lahe. Nagu ma juba ütlesin, siis täna on jaanipäev. Õhtul lähme sõprade juurde suitsusauna. Ja ei kujuta ette, kui palju on sõbrad mu käest küsinud, et kuule, kas sa meile ka koha tooksid või? Mul ei ole selle vastu midagi, aga ma ei viitsi lihtsalt nendega tegeleda, nende kaladega. Lihtsam on püüda ja vabastada. Vahepeal võtan omale ka toiduks ja siis vahepeal võib ju teistele ka viia. See pani päris isukalt kurku. BFD pika otsaga näpitsad on multifunktsionaalsed. Talvel saab nendega kala ära koksata, suvel ka. Ja nendega saab võtta väga sügavalt lanti ära. Soovitan. Iga natuks saada mingi reklaamipaus. Davai, paneme edasi. Ongi kõik tänaseks, lühike päev sai läbi, väga tore oli üle pika aja jälle laiviga püüda koha. Jaanipäeval siis algas põhimõtteliselt hooaeg, et väga hull, sellist asja pole enne olnud. Aga nii on, nüüd on terve suvi aega püüda ja juulikuus on palju giidipäevi ja tõenäoliselt augustis samamoodi, aga katsun ikka videosid veel teha. Et Megalive 2 praegu igatahes pakkus päris positiivset emotsiooni, et väikest sellist 12 senti lanti on
üks 20+ meetri pealt päris hästi näha, et siin pigem see tuul segas täna. Ja nii ongi, et Kickman ja Lazy Shad tõid mulle kala küll, et mõned kalad söögiks ja üks ilusam läks tagasi, et vinge päev kokkuvõttes. Vot. Aga olgu, järgmise korrani, tšau!